Tere, mina olen Jevgeni Ossinovski. Tere, mina olen Joosep Vimm ja te kuulete Linnajutte. Siin nagu ikka räägime me maast ja ilmast ja natuke ka Tallinnast. No peamiselt ikka Tallinnast. Head kuulamist. Sellel nädalal on minuga Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Tallinna linnavolikogus Joosep Vimm ja võtame natukene siis seda esimest pool aastat kokku. Sellel nädalal on siis täitunud linnavalitsusel täpselt pool aastat ja ka viimane volikogu istung sellel hooajal toimub just sellel nädalal. Aga vahelduseks ka midagi positiivset, et üks hääuudis ka, et mitte kõike, mida eelmise linnavalitsuse ajal on käivitatud, ei ole selle linnavalitsuse ajal siiski tühistatud ja tehnika tänava rattade projekt ja kogu tänavaruumi ümberkujundamise projekt normaalseks tänapäevaseks linnaruumiks, sellega minnakse edasi, nii et juba mõne aasta pärast saab sellel tänaval oluliselt mõnusamalt liigelda mitte ainult autoga, vaid ka jalgratastega ja jala. Aga sellega positiivsed uudised paraku ka lõppevad ja on üht-teist Minski-laadset, mida taaskord käsitleda. Mõnikord isegi ise ehmatada ära, et kuidas on jälle suudetud nädalaga nii palju korda saata. Ja võib-olla alustaks teemast, mis nüüd siis on suur poliitiline lubadus, teema, mis on siin poliitilisi pingeid tekitanud Tallinna linnapoliitikas juba pikemat aega ja tasuta lasteaed, see on meil homme siis neljapäeval on linnavolikogu istungil, kus siis kaotatakse kohatasu 1. septembrist, nii et kõik tallinlaste lapsed või Tallinnasse sisse kirjutatud inimeste lapsed saavad Tallinnas tasuta lasteaeda. Kuidas sulle paistab see projekt? Nüüd viimase poole aasta jooksusest on ka palju räägitud ja lubatud, et kõik need riskid, millest on siin juttu olnud, et need maandatakse ära ja ühesõnaga saab üks ilus asi, et tulla inimestele raskel ajal appi. Nende riskide maandamisega nad on sellest küll rääkinud, aga täna tulemusi väga palju ei ole näha. Ja lasteaedadele küll lubatakse, et neile kompenseeritakse see saamata jääv kohatasu tulu, aga tundub, et see raha on võetud siis kõikide lasteaedade investeeringute arvelt, et lapsed saavad võib-olla küll tasuta lasteaia, aga peavad siis käima remontimata lasteaedades, sest vaadates juba selle aasta siis investeeringute kava, siis ega seal uusi lasteaedasid ette ei võeta, mida renoveerima väga peaks hakkama. Üks vist oli, mida sel aastal ka alustatakse. Aga vaadates järgmiste aastate vähenevad eelarveid, siis see tuleb kõik suuresti ikkagi lasteaedade ja haridusasutuste arvelt. Ja rääkimata siis muidugi sellest, et kui muidu eeldatakse, et lapsevanemad elavad Tallinnas juba 1. jaanuari seisuga selleks, et saada siis selliseid soodustusi, siis sel aastal tehakse kõigile siis Tallinna rõngasvaldade elanikele suur kingitus. Nad saavad kõik hakata ennast kiiresti Tallinnasse ümber kirjutama, sest et 1. septembrist vabastatakse kohatasust ka need, kes hiljemalt 1. septembriks on siis Tallinnasse sisse kirjutatud, et ma usun, et Rae vallas, kus kohatasu on 120 eurot kuus ja sinna otsa veel toiduraha 50-60 eurot kuus, et see pea 200 eurot, see on päris paljudele peredele kindlasti suur summa, mille nimel tasub üks vanematest Tallinnasse suve jooksul sisse ära kirjutada küll. Ma olen kusjuures juba kuulnud ka reaalselt inimestelt, kes elavad nendes valdades ümber Tallinna, et see sõnum on kohale jõudnud, et kuna suur osa neist ju töötab tegelikult Tallinnas, eks hommikul sõidavad tööle, saavad võtta lapse peale, visatada ära Tallinna lasteaeda ja siis pärast tööta sealt ka peale võtta ja aastas säästa rohkem kui 2000 eurot selle tulemusena, see on iseenesest ju täitsa atraktiivne pakkumine Tallinna linna poolt, aga jamps on ju loomulikult sellest, me rääkisime ka
eelmisel aastal, kui kallid kolleegid Reformierakonnast selle sama ideega välja tulid, et põhimõtteliselt on ju sümpaatne, et haridus võikski olla tasuta, aga lasteaed võiks olla üleriigiliselt, on ju tasuta tehtud, aga kui me seda oma algatuslikult niimoodi siin teeme selles olukorras, siis praktikas see tähendab ju lasteaiateenuse kättesaadavuse halvenemist reaalsetele tallinlastele, nendele inimestele, eriti siin kesklinnas, Põhja-Tallinnas, kus lasteaiakohti on puudu, eks ju, et nende jaoks ju järjekorrad praktikas pikenevad. Kujutame ette, et inimene kesklinnas ootab lasteaia kohta siin kuskil, ma ei tea, Invaliidi tänaval näiteks, ja siis tegelikult mõni Rae valla tubli pere saab selle koha endale, sest nagu ju lasteaed ei saa ju diskrimineerida, eks ju, et paberite järgi Tallinna elanikud, ja siis see reaalne siis nii-öelda südalinna elanik tegelikult saab lasteaiakoha kuskile Kristiinesse, sellepärast et kesklinnas neid lasteaiakohti ju piisavalt ei ole. Ja kusjuures vaadates nüüd seda eelnõu, siis palju küsimusi minust tekitab see, et ega need lasteaiad tegelikult ilmselt ei pruugi olla nagu füüsiliselt hakkama nagu täis olema, vaid need võetakse paberil need lapsed sinna lasteaeda, aga siis seal rühmaruumis ilmselt neid nii palju ei ole, sellepärast et nõue saab olema, et 5 päeval kuus peab see laps käima ainult lasteaias selleks, et seda kohta kinni hoida. No mis tähendabki reaalsuses seda, et kord nädalas pannakse lihtsalt see koht kinni ja siis jäävad päris paljud lapsevanemad lihtsalt sellest kohast ilma peavad hakkama teise linnaossa või veel kaugemale oma lapsi vedama, sellepärast et keegi hoiab paberil kinni. No see on see, mida veel ju lasteaiaõpetajad ja direktorid muretsevad kõige rohkem, et sul on üliraske tööd planeerida, eks ju, kui sul nagu on nimekirjas on need lapsed olemas, sa ei tea, kas sul täna hommikul tuleb on ju kohale neid 20 tükki või tuleb hoopis 10 ja see nii-öelda koha broneerimise loogika, kui see on tasuta, siis seda kindlasti hakatakse kasutama ka mitte pahatahtlikult üldse, vaid ma tean ka oma tuttavate pealt, et kui sul on laps on väike, selline 2,5, 3, sa mõtled, et varsti võiks teda hakata vaikselt lasteaeda panema, aga septembrikuu alguses veel mõtled, et veel on natukene vara, et ma hakkaks jaanuarist kuskilt on ju minema. Ja praeguses uues loogikas on ju väga lihtne, et sa paned juba augustist selle koha talle kinni, korra nädalas näitad teda seal on ju paariks tunniks, hakkad vaikselt harjutama, ja nii edasi. Ja see ei ole iseenesest ju kõik väga paha, see on ju hea paindlikkus lapsevanematele, aga probleem on selles, et see ju tuleb kõikide nende inimeste arvelt, kelle tegelikult seda lasteaia kohta on nii-öelda full time vaja, sellepärast, et nad töötavad, neil ei ole ühtegi muud alternatiivi, eks ju, nad ei saa erahoidu endale lubada ja selles olukorras nii-öelda lasteaiad paberi peal on täis, sisuliselt muutuvad tühjemateks, lisaks veel tulevad on ju teiste valdade elanikud sinna juurde, et see on ikka täitsa uskumatu, et nagu absoluutselt seda tüüpi riskide nagu maandamisega ei ole püütud tegeleda sisuliselt, aga see ongi keeruline ja vaatamata, et need riskid on reaalsed ja ma usun, et on nii Haridusamet kui ka haridusvaldkonna abilinnapea väga hästi teavad, et need seal on, eks ju, et kuna poliitiliselt on kokku lepitud, et äge asi, et siis nui 4 tuleb ära teha. Aga teine pool on jah, see loomulikult need investeeringud lasteaedade kvaliteet, mis meil on umbes pooled lasteaiad, mis vajavad tegelikult rekonstrueerimist, eks ju, me näeme, et nende tempo on alla tulnud, raha ette ei nähta selleks, et lasteaedu siis õiges tempos rekonstrueerida, aga linna peale nüüd on hiljuti tulnud uus algatus, tal on selline huvitav värk, et alguses tühistab nagu ära need asjad, mis töös olid, siis on tükk aega vaikust ja siis tekivad uued ideed. Ja natuke tundub, et käib seal õppereisil Minskis ära ja siis tulevad head mõtted, et kuidas ka Tallinnas võiks asju edasi teha ja nüüd on tal uus mõte, et tegelikult probleem on selles, et liiga ilusaid, liiga selliseid multifunktsionaalseid tänapäevast sellist lasteaedade ruumi luuakse ja kallis on, et tuleks tegelikult minna tagasi ikkagi tüüpprojektide peale. No meil on ju ikkagi selline arhitektide diktatuur, et arhitektid kirjutavad ette, kuidas ja mida peab tegema ja milline siis see hea maja oleks, et omal ajal sai ju terve Õismäe, Lasnamäe ja Mustamäe täis ehitatud tüüpprojekti järgi lasteaedasid ja koole,
et tegelikult paistab, et linnapea tahab tagasi tuua selle arhitektuuristiili, aga ta ütleski ju, et tegelikult ju vaata, mis neil siis viga oli. Olid ilusad majad niimoodi, saadi head haridust, et ei olnudki mingit probleemi, et mis toretsemine siis siin käib, tead mingi Pelgulinna riigigümnaasium, eks ju, siis mingid uued lasteajad siin Magdalena, Kelluke on ju, kujutad ette sellised, nagu püütakse teha midagi lasteajad, jummel. Butiiktänavad ja suur toretsemine käib, et oleks ikka lihtsalt ja kiiresti asju teha. See on selles mõttes on muidugi huvitav, et kui inimesed üldiselt tegelikult vaatavad linnas ringi ja uusi maju, siis pigem kurdavad selle üle, et tehakse liiga ühtemoodi ja ühetaolisi karpe, et tahaks midagi eripärast ja nii nagu vanasti ehitatud väga erinevaid asju, aga üldiselt vist see vanasti ehitatud asju ei ole see sama, mida linnapea mõtleb nõukogude aegset sükseid betoonplokkidest kaste. Ei tea, kas äkki linnapea käis mõne nagu normaalse uue lasteaia avamisel ja vaatas, et mina laps olin, ei olnud küll nii ilusaid maju, et mis nüüd siis, miks tänapäevased lapsed peaksid paremates majades lasteaias käima kui mina? Puhas kadedust, lihtsalt kadedus on selle inimese. Või teine on muidugi jälle see, et kui me siin mõtlesime, et mida siis see Isamaa toob siia lubas, et muutus algab Tallinnast, muutus algab Tallinnast. No võt, tuli Isamaa linnapea ja toob õppis sükse keskpärase keskerakondlikkuse tagasi siia, et kõik peab olema igav, odav ja üldse mitte nagu mõnus keskkond. Ja kusjuures see on muidugi ka asjatundmatu seisukoht, et arhitektuurikonkursid on vajalikud selleks, et maja oleks ilus. Et kahtlemata esteetika on ka ikkagi linnaruumis täitsa arvestatav väärtus ja üldiselt inimesed tahavad elada nagu ilusates linnades ja lapsed tahavad käia sümpaatsetes lasteaedades ja koolides. Aga palju olulisem osa sellest arhitektuurikonkursist ja arhitektuurilisest tööst üldse on ju tegelikult see funktsionaalne läbimõtlemine, et kuidas kõige efektiivsemalt seda ruumi kasutada, kuidas funktsioonid kõige paremini kokku panna. Kõik, kes on käinud nendes nõukogudeaegsetes lasteaedades, teavad, et seal tegelikult seda vajalikku funktsionaalsust ei ole, mis on näiteks tänapäevastes lasteaedades kõikides paljudes norm, eks ju, et sul rühmaruumidest on otse väljapääsud õue, et sul on toidu serveerimine siis ära lahendatud palju mõistlikumalt seal logistika ja nii edasi, et tegelikult mitte ainult ilu mõttes, vaid ka funktsionaalses tähenduses on ju tänapäevane arhitektuur oluliselt rohkem vastab nendele vajadustele, mis on lasteaia või kooliteenuse osutamisel. Ja ka selles loogikas on see ju selge tagasiminek. Aga selles mõttes see juba jälle ei üllata. See juba jälle ei üllata. Ma vaatasin, et on juba osa arhitekte on ka niimoodi umbes käega löönud, et aga eks nad sellised ongi ja ongi kõik, ehkki see on olnud ikkagi pikk tegevus selline, et hakata juurutama tegelikult seda normaalset arhitektuurikonkursitel põhinevat, eks ju, ehitamist linna poolt. See on selles mõttes, ütleme siis negatiivselt veidi üllatav olnud, kui kiiresti selle poole aastaga on suudetud tegelikult sellist suhtumist tegelikult tekitada, et see linnavalitsus on suutnud kõigis mingisuguse lootuse kübeme, mis vahepeal tärkas ära tappa ja see tulemus ongi see, et midagi uut tegelikult ei tehta, kui mõni uus idee on, siis see läheb ka täpselt sellisesse tühistamise ja mahakriipsutamise vaimus nagu, et no ja tegelikult, kui me seda pool aastat nagu kokku võtame, sa fraktsiooni esimehena oled seda protsessi meie vaatest vedanud, et tegelikult laias laastus võtame on ju eelarve, siis sellist avatud arvega arveldamist pole põhjus Savisaare ajast olnud, et siis oli tõesti see, et valimised tulid ja siis anti kõigile raha, vasakule paremale kedagi ei huvitanud, kuidas see eelarve kokku tuleb, on ju täielik läbu. Aga vahepealsel ajal siiski nagu ka Kõlvarti juhtimisel oli ikkagi mingisugune on ju raam asjal ees ja see, mis nüüd sel aastal on tehtud, et on suhteliselt ikkagi ennekuulmatu, et püsikulusid kasvatatakse rohkem kui tulusid, investeeringuid vähendatakse on ju ja jagatakse põhimõtteliselt sularaha, umbes nagu tasuta lasteaiale, mis tegelikult ei muuda seda teenust mitte paremaks, vaid halvemaks, aga tõenäoliselt loodetakse, et positiivne pressiteade toob Riigikogu valimistel hääli.
aga suurem muidugi selline pikemaajalise muutus on kogu see nii-öelda kultuur, mis puudutab sellist linnaaparaadi professionaalsuse vähendamist, parteistamist ja kogu seda poolt. No me tegelikult nägime ju sisuliselt esimese kuu jooksul juba niisugust korralikku vallandamiste ja koondamiste lainet, et minema saadeti oma ala spetsialistid, selle võrra vähendati siis, või tähendab selle võrra siis vabastati seda eelarvelist ruumi selleks, et palgata endale poliitilisi. Jah, kõik need järjest sinna tööle võtta. 21 kohta suudeti siin linnaosade ja linnavalitsuse erinevate büroode ja kabinettide peale need kohad ära jaotada, et need nüüd siis suudeti märtsikuus või aprillikuus enamus ka tööle võtta. Sel ajal, kui need kohti loodi, siis kui me küsisime, et mis tööd nad tegema hakkavad, et mis need tööülesanded on, no siis öeldi, et siis kui tööle võetakse, eks siis selgub. Siiamaani me päris täpselt ei ole aru saanud, et kas neil ka peale parteiliste funktsioonide midagi selle teha on. Aga paistab, et selles mõttes see tuhin nagu ei ole kuhugi kadumas, et kui siis oli vaja taaskord vabaneda paarist inimesest linnavalitsusest, siis liideti kommunikatsiooni ja välissuhete osakonnad aasta alguses kokku. Et mõlema osakonna juhataja lahti lasta tegelikult. Just, et siis oli põhjus need ära koondada, aga et pandi kokku. Tegelikult veits tundus selline sadul sea seljas see, kuidas need kaks asja kokku lükati. Ja nüüd siis 4 kuud hiljem jõuti selleni, et tegelikult on need vaja ikkagi uuesti lahutada ja teha eraldi välissuhete osakond ja kommunikatsiooniosakond ja mõlemale uued juhid valida. Vahepealsel ajal ametis olnud 4 kuud ametis olnud inimene, kes seda osakonda juhtis, ma saan aru, on ka nüüdseks lahkunud sealt, sest ilmselt ei suutnud vastu pidada sellele hullumajale, mis seal toimub. Aga iseenesest see on muiduks ka seaduse mõttes tõsine värk, see tähendab seda, et esimene koondamine, kui siis kommunikatsioonijuht ja välissuhtlusosakonna juhataja, see oli fiktiivne. Et see on ka seaduslikus praktikas läbi käinud, et kui sa tegelikult teed nii-öelda struktuurireformi selleks, et tegelikult saada inimestest lahti ja siis mingisuguse hoomatavas perioodis teed selle sama asja tagasi, siis see tähendab seda, et see koondamine oma olemuselt oli fiktiivne, et see ei olnud koondamine, vaid see oligi lahti laskmine ja seda tegelikult ei tohi sellisel viisil korraldada, nagu nad seda tegid. Aga see protsess ju tegelikult jätkub, et me näeme seda, et spetsialiste vabastatakse ja loomulikult koos sellega nagu selline mis siis selline töömotivatsioon või pingutamise motivatsioon, et see langeb ikkagi päris arvestatava kiirusega linnasüsteemis, mis on ju täitsa mõistetav, et kui tegelikult ühiselt kokkulepitud eesmärkides suunas ei liiguta, mis on ju linnasüsteemis ka omavahel ju kokku lepitud, eks meil on arengukavad, meil on mingisugused pikaajalised tööplaanid, täitsa selline hakkas juba looma sellist nagu professionaalset on ju linna juhtimist, mitte poliitilisel tasemel, vaid just ametkondlikul, eks ju. Et kui nüüd käib selline poliitiline lippa-lappa, on ju hommikul saadi kokku, ja selle asja lõpetame ära, seda pole vaja, eks ju. Et ega see kuidagi motiveerivalt, eks ju, inimestele ei mõju. Ja muidugi see on natukene sarnane ka sellele, mis on praeguse valitsuse ajal riigi tasemel juhtumas, et kuna praegune valitsus ka seal laperdab, eks ju, mida me saame ajalehest lugeda, on ju, et hommikul ühte õhtul teist on ju, öeldakse, et raha pole ja siis järsku leitakse mingitele suvalistele projektidele, on ju, kus seal lugupeetud justiitsminister produtseerib, on ju, iga hommik mõnesugu uue totruse, eks ju, et siis see tegelikult nagu riigi tippametnikkonna selline arusaam on ka selline, et hoiame sellest jampsist eemale, et ei suuda sellega kaasa töötada, sellepärast tegelikult ei saa aru, mis need eesmärgid on, eks ju, mida püütakse saavutada. Ja linnas, mulle tundub, on juhtumas sama asi. See on natukene midagi sellist, mis oli tegelikult Tallinna linna probleem Savisaare ajal, oligi see, et ametnikel ja poliitilisel juhtkonnal oli tekkinud omavahel selline sümbioos, et ametnikud olid, meie tööd ei tee. Ja teeme niimoodi minimaalselt, vajadusel viime mõningad üksikuid täpselt sellised suvalisi uitprojekte ellu ja samal ajal poliitiline juhtkond siis nagu ka ei torgi väga ja laseb selle lihtsalt nagu lohiseda. Et kui see mentaliteet nagu tegelikult juurdub, et täna on tegelikult veel väga palju häid ametnikke ja tublisid spetsialiste ju linnas tööl, lihtsalt hirm on see, et nad kõik üksed lähevad uuesti minema. Kui Tallinn muutus siin viimastel aastatel ikkagi atraktiivseks tööandjaks, kohaks, kus sai ellu viia midagi kaasaegset, midagi progressiivset, tulevikku vaatavat,
et noh, kui see lootus siin täielikult ära tambitakse, et noh, nad lähevad ju kõik minema, ega need inimesed, kes on nii võimekad, nad otsivad endale muid väljakutseid ja noh, siis me paraku saame jälle sellise keskpärase linnajuhtimise, et noh, toimib kah, aga noh, tegelikult midagi nagu edasi ei arene. Jah, ja kus ametnikud lihtsalt on ju löövad kulpi, vaatavad oma poliitiliste juhtide silmist, püüavad aru saada, et mida on vaja teha, on ju. Noh, ja sealt me jõuame väga kiiresti ka kogu sellesse kultuuri, kus rahakest jagatakse, on ju niimoodi nurga tagant ja salaja mingite skeemide kaudu, on ju, nii nagu omal ajal seal Kalle Klandorfi korvpalliklubi sai läbi mingisuguste üliõpilasspordi toetusmeetme mingit raha, eks ju, kuhu ta tegelikult sisuliselt ei kvalifitseerunud, sellepärast et noh, juhtide silmist tuli lugeda, et mida sealt siis on ju oodatakse või eeldatakse. Ja noh, lisaks siis ametkondlikule politiseerimisele siis loomulikult ka vana hea keskerakondlik selline poliitiline kultuur on mõnusasti tagasi tulnud ja kus siis Isamaa noh, lohiseb sellel kaasa. Vahepeal omavahelistes vestlustes küll ütlevad, et noh, nemad ikkagi oleksid palju paremad ja viisakamad ja toredamad, aga noh, see Kõlvart, noh, selline see Kõlvart meil on ja linnapea teeb üldse nägu, et tema ei tea, mis seal on ju volikogus toimub ja küsige Kõlvarti käest. Et noh, selle kõige markantsem näide on siis see teise aseesimehe valimise protsess, et see on siis koht, mis peaks kuuluma, eks ju, opositsioonile. Koht on, aga opositsioon seda valida ei saa. Ja no selles mõttes süsteemi sisse on ehitatud, et kohta saab valida ainult koalitsiooni häältega ja paraku siiamaani paistab, et koalitsioonil ei ole tahet seda kohta täita, et me tegelikult juba detsembris otsustas Tallinna volikogu, et volikogul on 2 aseesimeest ja valiti ära ainult 1, sest oli ka kuidagi juba siis see teadmine, et kohe esimesel istungil kui aseesimehe hakatakse valima, et siis ikkagi opositsioonile nende esindajad päris kohe kätte anda ei taheta. Ja no on siin mitu katset olnud ja iga kord on juhtunud see, et koalitsiooni saadikutel kuidagi ei ole tahet olnud, on saalist kadunud. Aga sest on erinevad vabandusi olnud ja need on selles mõttes vahvad olnud ajas vaadata, et kord oli see, et ei sobinud kandidaat, et koalitsioonile ei sobinud opositsioon. No väga vahva, ilus poliitiline kultuur, selline mõnus. Siis edasi oli see, et ühel valimisel oli siis paar opositsioonisaadikut oli puudu ja siis öeldi, et kuna te ei olnud kõik 100% kohal, no mis te siis umbes, siis te ei saagi mitte midagi, eks ju. Ja nüüd siis viimane kord, kui meil oli praegu istungil sel nädalal valida, siis oli päevakord oli liiga pikk. No võt see päevakord jah juhtus kuidagi nii, et see läks pikaks, kusjuures me tegime veel ju sinna ettepaneku, et sinna öösse planeeritud opositsiooni eelnõud, et me võime neid ka sügisel menetleda, et aga ei, neid tuleb menetleda nüüd selle istungi öistel tundidel istungi lõpus kõiki korraga ja paraku aseesimeest valida ei saa, mis tähendab seda, et järgmine võimalus on 3 kuu pärast, et kui nüüd juba pool aastat ei ole opositsiooni esindajad sinna lubatud, siis nüüd veel järgmised 3 kuud ka mitte, et lõpuks on 9 kuud hoitakse seda kinni, et see on niisugune tõeline, mina ütleks, et see on tõeline koolikiusalik suhtumine, et no see on mitte demokraatlik tavapärane selline urbanism, et noh, selles mõttes niimoodi käitutaksegi, aga sa oled optimist, et 9 kuu pärast valitakse, et küll siis leitakse järgmine ettekääne, et miks opositsioonil on midagi pahasti teinud, et on küsinud liiga kriitilisi küsimusi võib-olla või on, ei ole ennast nagu koalitsioonile sobilikul viisil ülal pidanud, ega siis ei saagi opositsiooni midagi, et mis on täpselt selline, eks ju, Minski poliitilise kultuuri järjekordne ilming ja lihtsalt siin on see vapustav, kuidas siis Isamaa püüab siis Keskerakonda sellise kasutada viigilehena, et et küll meie teeksime, aga vaatan nüüd, et vabandust, te olete linnapea partei punkt 1 ja punkt 2, et selles mõttes, et te olete ju koalitsioonipartner nendega, et selles mõttes, et see vastutus on võrdväärselt kõikide asjade eest, mis linnas toimuvad ka teie peal. Aga eks seal võib-olla selline hirm Isamaal, et äkki Keskerakond tahab nad välja vahetada, kui nad jälle liiga palju siin arvamust avaldavad, et pigem ongi selle koalitsiooni puhul näha olnud, et hoolimata sellest, et linnapea on Isamaa erakonnas, siis ega tegelikult nad lohisevad nagu nöör järgi sellel Keskerakonnal. Ja linnapeast muidugi rääkides, meil oli selline ka markantne juhtum, avaldasime opositsiooni poolt umbusaldust hiljuti
teie linna peale, ootuslikult see küll paraku läbi ei läinud, sest koalitsioonisaadikud ei olnud isegi kohal, keskerakondlikult korraldati seda teisipäeva varahommikul, aga küsisime siis linna pealt, andsime võimaluse, et lisaks sellele, et meil kriitilised küsimused on, et äkki ta räägiks meile, mis on tema poole aasta suured saavutused, miskit, mis peaks meid ümber veenma, et ta tõesti on hea linnapea. Esimesel korral ta ei olnud midagi ja kui me siis kordasime oma küsimust, siis saime vastuseks, et ta on teinud mitmeid otsuste tagasipööramisi, viimaste aastate asjade ümberpööramist ja tühistamist, et toodi siin Tallinna haigla projekti välja ja veel riburadapidi, aga sellist nagu suurt uut miskit, ettevõtmist, initsiatiivi, et seda nagu ei ole, et see linnapeal paistab, et tema saavutused on lihtsalt tühistamised, vallandamised ja niisama istumised. Ja nüüd nädala Minsk. Ja nädala Minski oli sel nädalal jälle raske valida, pretendente oli palju, aga nädala Minski otsustasime valida uudise, mille kohaselt siis Tallinna munitsipaalpolitseiameti juhatajaks sai Aivar Toompere. Ja eellugu on see, et linnavalitsus lasi lahti Elari Kasemetsa, pikaajalise sellise politseikogemusega inimese, kes siis hoogsalt reformis seda munitsipaalpolitseiametit, et see muutuks selliseks tänapäevaseks korrakaitseüksuseks. Ja Elari Kasemets tuli pärast seda, kui Aivar Toompere oli suundunud pensionile ja siis Kasemets lasti lahti. Ja tagasi tuli siis Aivar Toompere, kes juhtis Tallinna munitsipaalpolitseiametit juba Edgar Savisaare ajast. Ja mis siin muud ikka öelda, et soovime Aivar Toomperele muidugi oma ametis jõudu ja ootame siis ka Andres Pajula, Andres Harjo ja Ain Valdmani naasmist Tallinna ametite juhatajate positsioonile. Ja pärast seda, ma arvan, on aeg ka Jaan Poska nimeline linnavalitsuse istungisaal nimetada ümber Edgar Savisaare nimeliseks istungisaaliks. Aitäh kuulamast!